Mida tähendab vabatahtlik töö ja mis sa sellest arvad? Väga positiivne, et inimestele tuleb nagu toeks olla alati ja abistada teisi, see kõik tuleb nagu tagasi koos, ja enda kogemuste nagu saamiseks ka, et väga nagu kasulik igal juhul. Nii palju, mina olen näinud, kui noortega tehakse, et see on väga tänuväärne, kui inimesed võtavad omast vabast ajast ja lähevad, tegelevad ja teevad ja püüavad, et noortel oleks hea. Vabatahtlik töö tähendab, et ma ei saa selle eest raha. Positiivne, sest et keegi peab ju tegema seda tööd. Kui ei ole ressursse ja võimalik, siis miks mitte? See on tänuväärne, et need inimesed seda teevad ja teisipidi, et neil on selline võimalus loodud, et nad saavad sellist tööd teha. Ja ma arvan, et ma tean ka näiteks minu enda tuttavad on käinud, kes on käinud Mehhikos või kus iganes kaugemas riigis vabatahtlikuna tööl olnud pool aastat, et näiteks on ühe põhjusena välja toodud ka selline maailma nägemise võimalus ja siis ka see, et kui näiteks peale gümnaasiumi ei osata näiteks kuskil õppima minna või ei osata edasi minna oma eluga, et siis on selline eneseleidmise võimalus. Tegelikult on päris palju niisuguseid asju, mida riik ei saa ära teha, mida tegelikult inimesed vajavad ja keegi peab selle ära tegema. Ja kui on selliseid aktiivseid hakkajaid inimesi, siis käed külge ja tegema. Siis andke minna. Kui tahad ise minna ükskõik, kas minna tööle, ei pea raha saama küll mitte midagi vastu. Seda on muidugi vaja, aga seda peab tegema ikka see inimene, kes seda tahab teha. Mida ei pea sundima. Mingi ma arvan, et sellest palka ei saa näiteks. Ma arvan, et see sobiks igas vanuses inimesele. See, kui keegi aitab kedagi teist vabatahtlikult. See on südamest, kui sa tahad midagi teha südamest ja sellest sa ei küsi raha või sa ei küsi tasu, preemia ja sa tahad panustada sinna 100% või isegi rohkem, siis see on vabatahtlik töö. See, et sa lähed tööle ilma rahata, teed vabatahtlikult teiste jaoks tööd. Siis, kui näiteks inimesed aitavad vabatahtlikult üksteist. Vabatahtlik on see, kui sa tahad ise niisama minna. Ise tahad niisama minna? Jah. Aga kuhu sa siis lähed? Näiteks Kaitseliitu. Õige, väga õige. Need inimesed veavad põllule sõnnikut. Ehk siis lehmakohta. Aga ja mis sa arvad sina vabatahtlikust tööst? Millised nimed või organisatsioonid tulevad sulle meelde vabatahtlikkusega? Marek Mekk, Sigrid Säinas, Raiko Allik, Lauri Trubins. Väga head vastused. Meie juuksur Kailiagi on ka väga palju vabatahtlikku tööd teinud, kui ta teeb ju lõikab näiteks nendel lastekodulastel tasuta juukseid kogu aeg ja käivad. Ei tea, Punases Ristis. Väga õige. Punases Ristis tõesti seda tehakse. No teeme ära. On kõigepealt, mis tuleb meelde? Tankla. Just see teeme ära, see koristusteema oli, see oli äkki 4 aastat tagasi. Päris lahe oli, koristasime prahti. Võima. Kas see on tõsi, et sa oled kõigile võlgu? Vastuse võlgu. Mis sa arvad ütlusest, et vabatahtlikku tööd teevad ägedad ja popid? No väga hea ütlus. Ainult, et vabatahtliku töö juures on see, et kaua sa jõuad seda teha, nagu kui see on vabatahtlik töö, siis see tähendab seda, et seda nagu väga ei tasustata ja siis sa ei jõua seda teha lõpmatuseni. Vastab tõe. Päris äge. Õige. Õige ütlus. No eks ta oleks see sõna niimoodi, et vabatahtlikud tööd teevad aktiivsed ja segased, siis ma oleks veel rohkem nõus, aga no see ongi täpselt sama. Praegu on ta nagu brändiks kujunenud, et siis kui sa vabatahtlikku tööd teed, siis sa oled äge ja popp. Aga no, siin on riskikoht, et ta ei tohiks nagu, siin on oht sellest, et varsti vaadatakse alt kulmu hoopis selle vabatahtliku töö. Millega sa hetkel tegeled?
nii, aga kas sa oled kuulnud tankla organisatsioonist? tanklast olen aeg-ajalt sattunud teie koduleheküljele, otsides taustamaterjali mingisuguste teemade jaoks. Ja kas oled seal ka abi saanud? Jaa, kontakte olen leidnud. Just inimeste kontakte olen leidnud. Mina seostaks seda, ütleme, nende bensiinitanklatega nendega. Teevad ajalehte ja siis laagritest olen kuulnud. Ja see on Tsirkulidas. See on tank, aga tankla. Aga näed, vaata ka, et sa oled Tõlist avatud noortekeskusest kuulnud? Ja olen küll, aga ma ei tea, mis seda. Natukene. Ja mida sa siis kuulnud oled? Mingi õpilaste mingi koduleht on tehtud, seda ma sirvisin natukene. Ja see olid mingid koolitused, asjad. Seoses sellega ma leidsingi, et ma otsisin mingit koolitust endale, mida õppida. Ja siis ma juhuslikult sattusin tankla lehele. Ja mis sa kuulnud? Seal on mingi ajaleht ja siis mingid koosolekud, ma ei tea. Vot ei tea. Et siis on kohe väga hea minna uurima, et see on selline Valgamaa noorsootöötajaid ühendav sait, kus on hästi palju infot nii noortele kui ka tegelikult saavad seal vanemad. Kas sa ise tegeleksid vabatahtliku tööga? Jah. Hakkaksid? Jah. Ja näiteks läheks kas või mingisse hooldekodusse kedagi aitama või ma ei tea, kui see nagu aitab kedagi. Ja Tuleksid? tuleksin. No näed, tuleb. Tulen. Mis arvad sina noortelehest Tankla? Seda ma ei ole siiamaani silnud. Täna kindlasti nüüd ma vaatan seal läbi. See on super. No kuna need tankla ajalehed pidevalt meil siin mööda koolimaja levivad, siis loomulikult ka üks õppelejuht ei saa olla ja elada niimoodi, et ta ei tea, mis koolis toimub ja ikka loen läbi, kuna omal 5 last, siis nende kõrvalt igalt muid asju, loomulikult. Ei, aga mulle toodi just nii, et ma sirvima. Just. Jah. Ja sinu arvamus lehest? Ei, meeldib. Ma ikka loen läbi ta, kui kätte saab. Seal on päris äge kujundus, et see on suht vinge. Olen küll. Ja kas see meeldib sulle? Jah, meeldib. Tore leht. Ja ma olen kuulnud, ma olen isegi seda lugenud. Oled isegi lugenud? Ja kuidas see sulle meeldis? Minu jaoks oli üllatus, sest et ma ei teadnud, et siuke leht on, aga meil koolis kutsekas toodi see sinna kuskile laua peale ja siis me vaatasime seda kõik. Minu arust täitsa huvitav. Tegelikult super asi, kus lapsed saavad ise esineda, ise kirjutada, oma mõtteid avaldada ja öelda oma kaaslastele, mida nemad elust arvavad. Mis sul meenub hommikuse päiksetõusuga? Hommikul, kui tõuseb päike, tärkab lilleleht. Ein kasvab suureks, tuleb traktor, võtab maha, pannakse silohunnikusse ja jõuab kätte lehma toitmiskord. Lehm sööb ära, kõhus seedepulgla teeb oma tööga ära ja seejärel teostub siis väljaheite moment. Oot, no rohkem me teada ei taha.